Kadrioru lossi vannitoas külmal novembrikuu hommikul 1946. aastal leidis teenija surnukeha. Mees, kes oli 20 aastat varem päästnud Eesti sõdureid surmast, lebas nüüd ise veres. Tema käes oli relv. Ametlik versioon, enesetapp. Kuid see, mida nad ei rääkinud avalikult, oli see, et vaid mõni tund varem oli NKVD-agent istunud samas toas ja esitanud küsimusi. Küsimusi, millele ei olnud õigeid vastuseid. Küsimusi, mis muutsid surma ainsaks väljapääsuks. Johannes Vares-Barbarus, Vabadusristi kavaler, Eesti Vabadussõja kangelane, Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees, oli surnud. Kuid kuidas jõudis mees, kes oli võidelnud bolševike vastu, sellesse punkti, kus ta allkirjastas käske, mis saatsid tema endised relvavennad Siberisse? Kuidas muutus kangelane reetjaks? Ja kas ta tõesti vajutas päästikule ise, või oli keegi teine juba ammu otsustanud tema saatuse? Arhiivides leidub dokument, mida avalikkus ei näinud kunagi. Eesti Vabariigi teenetemärkide register, kus Johannes Varese nime kõrval seisab, Vabadusrist esimese liigi 3. järk. Autasu, mida anti vaid erakordse vapruse eest lahinguväljal. 1920. aastal, kui Eesti võitles oma iseseisvuse eest, oli Vares rindarst. Mees, kes sidus haavu kaevikutes, kui ümberringi paukusid kuulid. Mees, kes päästis elusid, samal ajal kui teised neid võtsid. Tema käed, mis hiljem allkirjastasid surmaotsuseid, olid kunagi hoidnud haavatud sõdureid elus. See kontrast on nii järsk, et see peaaegu ei tundu reaalne. Kuid see on tõsi. Ja see tõde on salvestatud arhiividokumentides, mida hoitakse tänaseni lukustatud kappides, sest need räägivad loo, mida keegi ei tahtnud kuulda. Loo mehest, kes oli korraga kangelane ja reetur. Loo mehest, kes kandis Vabadusristi, kuid pidi seda nõukogude ajal varjama nagu häbiväärset saladust. Sest see rist, see väike metallist sümbol, oli tõend tema minevikust. Minevikust, mis oli vastuolus tema olevikuga. Minevikust, mis tegi temast ohtliku isegi nende silmis, kelle nimel ta nüüd valitses. Kuid kes oli see mees tegelikult? Enne kui ta sai nukuvalitsuse juhiks, enne kui ta allkirjastas Eesti annekteerimise dokumendid, enne kui ta muutus sümbooliks reetmisest, oli ta lihtsalt Johannes Vares. Arst Pärnust. Luuletaja, kes kirjutas pseudonüümi Barbarus all radikaalseid, mässumeelseid värsse. Mees, kes istus salongiõhtutel, rääkis kunstist ja poliitikast, kritiseeris Eesti valitsust ja unistas paremast maailmast. Tema sõbrad mäletavad teda kui intelligentset, kuid veidi edevat inimest. Inimest, kes tahtis olla tunnustatud. Kes tahtis, et tema talenti hinnataks. Ja võib-olla just see edevus, see vajadus tunnustuse järele, tegi temast ideaalse sihtmärgi. Sest kui 1940. aasta juunikuus Andrei Ždanov, Stalini erisaadik, saabus Tallinna, otsis ta just sellist meest. Meest, kellel oli nimi. Kellel oli haridus. Kellel oli ajalugu. Meest, keda saaks kasutada näona, mis annab riigipöördele seadusliku välimuse. Ja Vares, kes oli aastakümneid oodanud, et keegi märkaks tema geeniust, ei osanud aimata, et see märkamine muutub tema needuseks. 19. juunikuul 1940. aastal ületas Punaarmee Eesti piiri. Tanke ei peatanud keegi. Eesti Vabariigi valitsus, president Konstantin Päts eesotsas, otsustas mitte osutada vastupanu. Otsus, mida mõned nimetavad pragmaatiliseks, teised arguseks. Kuid tulemus oli sama, Eesti oli okupeeritud ilma ühtegi lasku tulistamata. Ja 2 päeva hiljem, 21. juunikuul, kutsuti Johannes Vares Ždanovi juurde. Kohtumisest, mis toimus Tallinnas, ei ole säilinud protokolli. Kuid me teame, mis juhtus pärast seda. Vares astus välja Ždanovi kabinetist ja oli nõustunud saama Eesti uue valitsuse peaministriks. Kas ta mõistis, mida see tähendab? Kas ta teadis, et ta on muutumas etruks mängus, mida kontrollivad hoopis teised? Või uskus ta siiralt, et tal on võimalus päästa Eesti, anda sellele vähemalt mingisugune autonoomia Nõukogude Liidu sees? Need küsimused jäävad ilma vastuseta, sest Vares ise ei jätnud päevikut. Kuid need, kes nägid teda pärast seda kohtumist, räägivad, et tema nägu oli kahvatu. Et ta rääkis vähe. Et ta näis olevat šokis. Nagu mees, kes on just mõistnud, et ta on astunud lõksu, millest ei ole enam tagasiteed. 21. juunikuul 1940. aastal seisis Johannes Vares Pika Hermanni torni all.
üleval torni tipus langes alla Eesti lipp. Aeglaselt nagu viimane hingetõmme. Ja selle asemele tõmmati üles punane lipp, millel olid sirp ja vasar. Vares pidas kõne. Tema hääl kõlas üle Toompea. Ta rääkis uuest ajastust, uuest Eestist, rahvavõimust. Kuid need, kes kuulasid, kuulsid tema häälest midagi muud. Nad kuulsid värinat. Nad kuulsid kahtlust. Nad kuulsid meest, kes ei usu enam ise oma sõnadesse. Ja kui ta lõpetas, kui rahva hulk aplodeeris, osa sunniviisiliselt, osa siiralt, uskudes propagandat, vaatas Vares üles torni. Vaatas lippu, mis lehvis seal, kus kunagi oli lehvinud sinine mustvalge. Ja sel hetkel, kui keegi ei näinud tema nägu, oli seal midagi, mida hiljem kirjeldati kui meeleheitlikku kurbust. Nagu mees, kes on just mõistnud, et ta on müünud oma hinge. Ja hind, mida ta maksis, oli tema kodumaa. Järgnevad nädalad möödusid nagu unenägu. Või pigem nagu luupainaja. Varese valitsus, mida nimetati rahvavalitsuseks, aga mis oli tegelikkuses Moskva nukk, hakkas lammutama Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda. Riigikogu saadeti laiali. Korraldati valimised, kus oli ainult üks nimekiri. Nimekiri, mille koostas MKD. Ja siis, 6. augustil 1940 aastal, viibis Vares Moskvas. Ta seisis Kremli saalis ja luges ette teksti, mille oli kirjutanud keegi teine. Teksti, milles Eestit palus vastuvõtmist Nõukogude Liitu. Sõnad palus on siin irooniline, sest see ei olnud palve. See oli käsk. Käsk, mille Vares pidi täitma. Ja ta täitis seda. Ta allkirjastas dokumendid. Dokumendid, mis muutsid Eesti Vabariigi Eesti Nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks. Dokumendid, mis kustutasid kaardilt riigi, mille eest ta oli 20 aastat varem võidelnud. Ja kui ta tuli tagasi Tallinna, oli ta enam mitte peaminister, vaid Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees. Formaalne riigipea. Mees, kellel ei olnud mingit tegelikku võimu, kuid kelle allkiri andis Moskva otsustele juriidilise jõu. Kuid kõige hullem oli veel ees. Sest Varese allkirjaga kinnitati seadused, mis viisid varade natsionaliseerimiseni. Seadused, mis andsid NKVD-le õiguse arreteerida rahvavaenlasid. Ja 14. juunil 1941. aastal, öösel, kui enamik eestlasi magas, algas juuni küüditamine. 10 000 inimesi, mehi, naisi, lapsi, tõmmati oma kodudest välja. Peksti. Visati loomavagunditesse. Saadeti Siberisse. Paljud neist ei naasnud kunagi. Ja nende hulgas olid sajad Vabadusristi kavalere. Mehed, kes olid võidelnud Eesti iseseisvuse eest. Mehed, kellega Vares oli koos seisnud kaevikutes. Mehed, keda ta oli kunagi nimetanud vendadeks. Nüüd olid nad rahvavaenlased. Ja Vares, nende endine relvavendade, oli allkirjastanud paberid, mis saatsid nad surma. Kas ta mõtles neile, kui ta pani oma allkirja dokumentidele? Kas ta nägi nende nägusid oma unenägudes? Või oli ta juba nii kaugel läinud, et ta ei suutnud enam tagasi vaadata? On säilinud mälestusi, kus Vares püüdis 1940. aasta suvel mõnda oma vana tuttavat arreteerimisest päästa. Ta helistas NKVD-sse. Ta nõudis selgitusi. Kuid vastus oli alati sama, see ei ole teie pädevuses, seltsimees Vares. Ja siis ta mõistis. Ta mõistis, et ta ei ole peaminister. Ta ei ole riigipea. Ta on vang. Vang omaenda valitsuses. Vang süsteemis, mida ta aitas luua. Ja see mõistmine murdis teda. Need, kes nägid teda sel ajal, räägivad, et ta muutus. Ta jäi rohkem. Ta rääkis vähem. Ta vältis inimesi. Tema nägu, mis oli kunagi olnud enesekindel ja uhke, muutus tühjaks. Nagu mees, kes on kaotanud oma hinge ja ei tea, kuidas seda tagasi saada. Kuid ta jätkas. Ta allkirjastas dokumente. Ta pidas kõnesid. Ta mängis rolli, mis talle oli antud. Sest mis muud ta oleks saanud teha? Põgeneda. Kuhu? Vastupanu osutada. Kuidas? Ta oli lõksus. Lõksus, mille ta oli ise endale ehitanud. 1941. aastal, kui Saksa väed tungisid Nõukogude Liitu, evakueeriti Vares Venemaale. Ta veetis sõja Venemaal, olles propagandistlik figuur. Mees, keda näidati kui Eesti rahva esindajat.
Kuid tegelikkuses oli ta keegi. Mees ilma kodumaata. Mees ilma võimuta. Mees, kes elas vaid seetõttu, et Moskva leidis, et ta on veel kasulik. Ja kui sõda lõppes, kui Punaarmee võttis Eesti uuesti üle, toodi Vares tagasi Tallinna. Talle anti Kadrioru loss. Kaunis, ajaloolist väärtust omav hoone, mis oli kunagi kuulunud Eesti Vabariigile. Nüüd oli see tema kodu. Või pigem tema vangla. Sest kuigi ta elas lossis, kuigi tal oli teenijad ja autod, oli ta endiselt vang. Vang oma minevikus. Vang oma tegudes. Vang süsteemis, mis ei andnud andeks. 1946. aastal hakkas NKVD huvi tundma Varese naise Emilie vastu. Nad väitsid, et naisel on kahtlased sidemed. Nad kutsusid ta üle kuulamisele. Ja siis nad kutsusid ka Varese. Küsimused olid teravad. Süüdistused olid ebaselged, kuid ähvardavad. Vares mõistis, et see on algus. Algus lõpule. Sest ta oli näinud, kuidas see süsteem töötab. Ta teadis, et kui NKVD hakkab küsimusi esitama, siis lõpeb see alati ühtemoodi. Kas arreteerimise või surma või mõlemaga. Ja ta teadis, et tal ei ole võimalust end kaitsta. Sest kuidas saab kaitsta end süsteemi vastu, mida ta ise aitas luua? 29. novembril 1946. aastal, külmal hommikul, sisenes teenija Kadrioru lossi vannitoasse. Seal, põrandal, lebas Johannes Vares. Tema käes oli relv. Tema rinnus oli kuulihaav. Ametlik versioon, enesetapp. Kuid need, kes teadsid tõde, rääkisid teisiti. Nad rääkisid, et vaid mõni tund varem oli NKVD agent istunud Varesega samas toas. Nad rääkisid, et agent oli esitanud küsimusi. Küsimusi, millele ei olnud õigeid vastuseid. Ja nad rääkisid, et kui agent lahkus, oli Vares jäänud üksi. Üksi oma mõtetega. Üksi oma minevikuga. Üksi oma süütundega. Ja siis kõlas pauk. Kas ta vajutas päästikule ise? Või oli see sunnitud enesetapp olukord, kus talle anti valida, kas kuul pähe või siber? Me ei tea. Arhiivid räägivad enesetapust. Kuid arhiivid räägivad ainult seda, mida neile kästi rääkida. Ja tõde, tegelik tõde, on maetud kuskile sügavale, koos kõigi teiste saladuste ja valedega, mida see süsteem tootis. Varese surma järel läbi otsiti tema isiklikud asjad. Nad leidsid palju dokumente. Palju raamatuid. Palju kirju. Kuid üks asi, mida nad ei leidnud kohe, oli tema vabadusrist. See väike metallist sümbol, mis oli talle antud 26 aastat varem, oli peidetud. Peidetud sahtlipõhja. Mähitud riidetükki. Nagu häbiväärne saladus. Sest see rist, see kangelastegu, oli muutunud süüdistuseks. Süüdistuseks selle vastu, mida ta oli hiljem teinud. Ja kui nad selle lõpuks leidsid, ei teadnud nad, mida sellega teha. Kas anda see tema perele? Kas hävitada see? Lõpuks pandi see arhiivi. Arhiivi, kus see lebab tänaseni. Vaikiv tunnistaja loo kohta, mida keegi ei tahtnud rääkida. Kuid miks? Miks tegi ta seda? Miks mees, kes oli kangelane, muutus reetjaks? Kas see oli idealism? Kas ta uskus tõesti, et Nõukogude Liit toob sotsiaalse õigluse? Või oli see edevus? Kas ta tahtis lihtsalt olla tunnustatud, olla tähtis, olla võimul? Või oli see hirm? Kas NKVD šantažeeris teda? Kas neil oli tema kohta midagi, mida ta ei tahtnud, et keegi teaks? Need küsimused jäävad ilma vastuseta. Sest Vares ise ei jätnud päevikut. Ta ei kirjutanud oma motiive üles. Ja need, kes teda tundsid, andsid erinevaid vastuseid. Mõned ütlesid, et ta oli naiivne idealist. Teised ütlesid, et ta oli edev nartsissist. Kolmandad ütlesid, et ta oli lihtsalt nõrk mees, kes sattus olukorda, millega ta ei suutnud toime tulla. Kuid võib-olla oli tõde kõigi nende kombinatsioon. Võib-olla oli ta kõike seda korraga. Inimene, kes tahtis head, kuid tegi kurja. Inimene, kes tahtis olla kangelane, kuid muutus reetjaks. Inimene, kes uskus, et ta kontrollib oma saatust, kuid kes lõpuks mõistis, et tema saatus oli juba ammu otsustatud. Ja mis juhtus pärast tema surma? Tema naine, Emilie, sooritas enesetapu vaid mõni kuu hiljem, märtsis 1947. aastal.
Ta oli olnud pideva terrori ja ülekuulamiste all. Ta ei suutnud enam vastu pidada. Ja nii lõppes see lugu. Lugu mehest ja naisest, kes olid kunagi uskunud paremasse tulevikku, kuid kes lõpetasid oma elud meeleheitlikus üksinduses. Nende hauad on Tallinnas. Lihtsad hauad ilma suuremate monumentideta. Sest kes tahaks mälestada meest, kes reetis oma riigi? Kes tahaks mälestada naist, kes oli abielus reetjaga? Kuid võib-olla peaksime. Mitte selleks, et neid õigustada. Vaid selleks, et mõista. Mõista, kuidas süsteem, mis lubab kõike, kuid annab midagi, võib muuta kangelase reetjaks. Kuidas võim, mis tundub ahvatlev, võib muutuda lõksuks. Kuidas valikud, mida me teeme, võivad määrata meie saatuse viisil, mida me ei oska ette näha. Johannes Vares Barbarus suri 29. novembril 1946. aastal. Ametlik versioon, enesetapp. Kuid kas see oli tõesti enesetapp? Või oli see mõrv? Mõrv, mille sooritas süsteem, mida ta ise aitas luua. Mõrv, mille sooritas tema enda süütunne. Mõrv, mille sooritas ajalugu ise. Me ei tea. Ja võib-olla me ei saagi kunagi teada. Kuid see, mida me teame, on see mees, kes kandis vabadusristi, lõpetas oma elu veres. Mees, kes päästis elusid, allkirjastas surmaotsuseid. Mees, kes võitles Eesti iseseisvuse eest, andis selle ära. Ja see paradoks, see kohutav, traagiline paradoks, on see, mis teeb tema loo nii võimsaks. Sest see ei ole lihtsalt lugu ühest mehest. See on lugu meist kõigist. Lugu sellest, kuidas me kõik oleme võimelised nii heale kui ka kurjale. Lugu sellest, kuidas valikud, mida me teeme, määravad, kes me oleme. Ja lugu sellest, kuidas mõnikord, isegi kui me tahame olla kangelased, muutume me reetjateks. Mitte sellepärast, et me tahame. Vaid sellepärast, et me ei suuda vastu seista jõududele, mis on meist tugevamad. Kas Johannes Vares oleks saanud teisiti tegutseda? Kas ta oleks saanud öelda ei Ždanovile? Kas ta oleks saanud keelduda peaministri kohast? Kas ta oleks saanud põgeneda? Kas ta oleks saanud vastupanu osutada? Need on küsimused, mida me võime küsida. Kuid vastused on keerulised. Sest me ei tea, mis oleks juhtunud, kui ta oleks öelnud ei. Võib-olla oleks teda kohe arreteeritud. Võib-olla oleks ta tapetud. Võib-olla oleks tema pere kannatanud. Või võib-olla oleks ta lihtsalt asendatud kellegi teisega. Kellegi, kes oleks teinud täpselt sama. Ja Eesti saatus oleks olnud sama. Sest see, mis juhtus Eestiga 1940 aastal, ei olnud ühe mehe otsus. See oli Stalini otsus. See oli Moskva otsus. Ja Vares oli lihtsalt tööriist. Tööriist, mida kasutati. Ja kui tööriist ei ole enam kasulik, visatakse see ära. Nii nagu Vares visati ära. Nii nagu kõik teised, kes uskusid, et nad saavad Staliniga koostööd teha ja ellu jääda. Kuid see ei vabanda teda. See ei tee tema tegusid vähem kohutavaks. Sest lõpuks on igaühel meist valik. Valik öelda jah või teiti. Valik teha head või kurja. Valik olla kangelane või reetur. Ja Vares tegi oma valiku. Ta valis võimu. Ta valis tunnustust. Ta valis ellujäämist. Ja see valik maksis talle kõik. See maksis talle tema au. See maksis talle tema südametunnistuse. See maksis talle tema elu. Ja lõpuks, kui ta seisis Kadrioru lossi vannitoas, relv käes, vaadates peeglisse, nägi ta meest, keda ta ei tundnud enam ära. Meest, kes oli kunagi olnud kangelane, kuid kes oli muutunud koletiseks. Ja see teadmine, see kohutav, talumatu teadmine, oli see, mis tõmbas päästikule. 1939. aastal, kui Euroopa oli juba hakanud valmistuma sõjaks, istus Johannes Vares oma kabinetis Pärnus ja luges kirja. Kirja, mis oli tulnud Moskvast. Kirja, mida ta ei olnud oodanud, kuid mis muutis kõike. Selles kirjas kutsuti teda osalema kirjanike kongressil Nõukogude Liidus. Teda, Barbarust, radikaalsete värsside autorit, keda Eesti ametlik kirjanduselu oli alati pisut põlglikult vaadanud. Nüüd aga keegi märkas teda. Keegi suures impeeriumis oli lugenud tema luuletusi ja leidnud neis midagi väärtuslikku. Või vähemalt midagi kasulikku. Vares ei mõistnud veel, et see kutse ei olnud au. See oli õng.
õng, millele ta näris nagu näljane kala. Ta sõitis Moskvasse. Ta kohtus seal inimestega, kes rääkisid temaga nagu võrdsega. Kes kiitsid tema talenti. Kes lubasid talle kohta uues maailmas, kus kunst ja õiglus käivad käsikäes. Ja Vares, kes oli kogu oma elu tundnud end alahinnatud Eestis, uskus neid. Ta uskus, sest ta tahtis uskuda. Sest lõpuks keegi nägi temas geeniust, mitte lihtsalt provintsiaarsti, kes kirjutab imelikke luuletusi. Kuid see, mida ta ei näinud, oli see, et iga sõna, mida ta seal rääkis, iga mõte, mida ta jagas, registreeriti. Pandi kirja. Arhiveeriti. Ja kasutati hiljem tema vastu. Kui ta naasis Pärnusse, oli ta muutunud. Tema sõbrad märkasid seda. Ta rääkis rohkem poliitikast. Ta kritiseeris Eesti valitsust veelgi teravamalt. Ta tsiteeris Marxi ja Leninit. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud kommunist, ta ei olnud kunagi kuulunud komparteisse, vaid sellepärast, et ta oli lummatud ideest. Ideest maailmast, kus ei ole enam klassierinevusi. Kus kunst on rahva omand. Kus arst nagu tema ei pea muretsema raha pärast, vaid saab lihtsalt ravida inimesi. See oli ilus unistus. Kuid see oli ka ohtlik unistus. Sest unistused, mis tunduvad liiga ilusad, et olla tõsi, tavaliselt ongi. Ja Vares, kes oli intelligentne mees, kes oli näinud surma ja kannatust vabadussõjas, oleks pidanud seda teadma. Kuid ta ei tahtnud teada. Ta tahtis uskuda. Ja see usk, see pime, naiivne usk, oli see, mis tegi temast ideaalse ohvri. Ohvri, keda sai kasutada. Ohvri, kes ei näinud lõksu enne, kui see oli juba kinni läinud. Tema abikaasa Emilia vaatas seda kõike kõrvalt. Ta oli vaikne naine, kes hoidis kodukorras ja ei sekkunud oma mehe poliitikasse. Kuid ta nägi. Ta nägi, kuidas Johannes muutus. Kuidas ta hakkas vältima vanu sõpru. Kuidas ta hakkas kohtuma uute inimestega. Inimestega, kelle nimed ta ei maininud kodus. Inimestega, kes tulid hilja õhtul ja lahkusid varakult hommikul. Emily ei küsinud küsimusi. Sest ta teadis, et mõned küsimused on ohtlikud. Kuid ta kartis. Ta kartis, sest ta tundis, et midagi kohutavat on tulemas. Midagi, mida ei saa enam tagasi pöörata. Ja kui 1940 aasta juunikuus Punaarmee saabus, kui Johannes tuli koju ja ütles, et ta on saanud pakkumise saada peaministriks, ei öelnud Emilie midagi. Ta lihtsalt vaatas oma meest. Vaatas teda nii, nagu vaataks keegi, kes näeb armastatud inimest viimast korda. Ja siis ta nuttis. Nuttis vaikselt, et Johannes ei kuuleks. Sest ta teadis, et see, mis algab, ei lõpe hästi. Mitte kunagi. Esimesed kuud pärast riigipööret olid kaootilised. Vares püüdis hoida mingisugust kontrolli. Ta püüdis kaitsta inimesi, keda ta tundis. Kuid iga kord, kui ta proovis midagi teha, seisis tema teel keegi teine. Maksim Unt, tema enda valitsuse siseminister, kes oli tegelik incognito-agent. Mees, kes ei varjanud oma põlgust Varese vastu. Unt rääkis Varesega nagu teenriga. Nagu kellegagi, kes on kasulik ainult seni, kuni Moskva seda soovib. Ja Vares, kes oli arvanud, et ta on peaminister, et tal on võim, mõistis järk-järgult, et ta on keegi. Vähem kui keegi. Ta oli nägu. Nägu, mida näidatakse rahvale. Nägu, mis allkirjastab dokumente. Kuid otsuseid teevad teised. Otsuseid teeb Moskva. Otsuseid teeb Inkod. Ja tema roll on lihtsalt kuuletuda. Kuuletuda ja mitte küsida küsimusi. Sest küsimused on ohtlikud. Küsimused võivad viia selleni, et ka tema nimi lisatakse nimekirja. Nimekirja inimestest, kes kaovad öösel. Ühel ööl, 1941. aasta kevadel, tuli Varese juurde külla vana sõber. Mees, kellega ta oli koos võidelnud vabadussõjas. Mees, kes kandis samuti vabadusristi. See mees ei tulnud tervitama. Ta tuli paluma. Ta ütles, et tema poeg on arreteeritud. Et Inkod süüdistab poissi nõukogude vastases tegevuses. Et poiss on alles 22-aastane. Et ta ei ole teinud midagi. Ja ta palus Vareselt abi. Palus, et Vares, kes on ju riigipea, teeks midagi. Vares lubas. Ta lubas, et ta räägib kellegagi. Et ta proovib. Ja ta proovis. Ta helistas Inkod peakorterisse.
Ta küsis poisi kohta. Ja vastus oli külm: seltsimees Vares, see ei ole teie pädevuses. Poiss on süüdi. Tema saatus on otsustatud. Vares püüdis vaielda. Ta ütles, et ta tunneb perekonda. Et poiss on süütu. Kuid teisel pool liini naerdi. Naerdi mitte häälega, vaid vaikimisega. Vaikimisega, mis ütles: kes te arvate, et te olete? Ja siis liin katkes. Vares istus oma kabinetis. Istus tunde. Ei liikunud. Ei rääkinud. Ja kui Emilie tuli talle öelama, et õhtusöök on valmis, nägi ta oma meest nutmas. Esimest korda nende abielu jooksul. Nutmas nagu laps, kes on kaotanud kõik. Järgmisel päeval läks Vares tagasi oma vana sõbra juurde. Ta ütles talle tõde. Ütles, et ta ei saa midagi teha. Et tema võim on illusioon. Et ta on vang. Ja vana sõber vaatas teda. Vaatas pikalt. Ja siis ta ütles: Johannes, sa olid kunagi kangelane. Mis sinust sai? Ja Vares ei vastanud. Sest ta ei teadnud vastust. Või võib-olla ta teadis, kuid ei tahtnud seda tunnistada. Vana sõber lahkus. Ja 2 nädalat hiljem kuulis Vares, et mees on arreteeritud. Mees ja tema naine. Ja nende poeg. Kogu perekond. Saadetud Siberisse. Ja Vares teadis, et see oli tema süü. Mitte otseselt. Kuid kaudselt. Sest ta oli see, kes andis sellele süsteemile legitiimsuse. Ta oli see, kelle allkiri oli dokumentidel. Ta oli see, kelle nägu oli plakatitel. Ja see teadmine, see kohutav, lämmatav teadmine, hakkas teda tapma. Aeglaselt. Päev päeva järel. Ta hakkas jooma. Mitte palju. Mitte nii, et keegi märkaks. Kuid piisavalt, et uinuda. Piisavalt, et mitte mõelda. Piisavalt, et mitte näha nägusid. Nägusid inimestest, keda ta oli reetnud. Nägusid inimestest, kes usaldasid teda ja keda ta ei suutnud kaitsta. Emilie proovis temaga rääkida. Kuid Vares ei rääkinud. Ta sulges end oma kabinetti. Luges raamatuid. Kirjutas luuletusi, mida ta ei näidanud kellelegi. Luuletusi, mis olid täis meeleheidet ja süütunnet. Luuletusi, mis ei olnud enam Barbarus. Need olid Johannes. Johannes, kes oli kaotanud oma maski. Johannes, kes oli jäänud üksi oma piinaga. Ja mida rohkem ta jõi, mida rohkem ta sulges end, seda rohkem ta mõistis, et tal ei ole väljapääsu. Et ta on lõksus. Lõksus, mille ta ehitas ise. Lõksus, millest ei ole põgenemist. 1941. aasta suvel, kui Saksa väed ründasid Nõukogude Liitu, evakueeriti Vares Venemaale. Teda ei küsitud. Talle öeldi. Öeldi, et ta peab lahkuma. Et ta on liiga väärtuslik, et jääda Eestisse. Kuid Vares teadis tõde. Ta ei olnud väärtuslik. Ta oli kasulik. Kasulik propagandamasina jaoks. Kasulik näona, mida näidata. Ja kui ta keelduks, siis ta ei oleks enam kasulik. Ja kui ta ei ole kasulik, siis ta on ohtlik. Ja ohtlikud inimesed kaovad. Nii et ta läks. Läks koos Emiliega. Läks rongi, mis viis neid ida poole. Ida poole, kus oli Venemaa. Venemaa, mida ta oli kunagi pidanud vaenlaseks. Venemaa, mille vastu ta oli võidelnud. Ja nüüd ta põgenes sinna. Põgenes mitte vabaduse poole, vaid sügavamale vanglasse. Venemaal elas Vares nagu kummitus. Ta viibis erinevates linnades. Moskvas. Gorkis. Kuibõševis. Talle anti korter. Talle anti raha. Talle anti töö kirjutada propagandat. Kirjutada artikleid, mis rääkisid, kui õnnelikud on eestlased Nõukogude Liidus. Kui suur on Stalin. Kui kohutavad on fašistid. Ja Vares kirjutas. Kirjutas, sest tal ei olnud valikut. Kirjutas, sest see hoidis teda elus. Kuid iga sõna, mida ta kirjutas, oli nagu nuga tema hinges. Sest ta teadis, et see on vale. Ta teadis, et eestlased ei ole õnnelikud. Ta teadis, et Stalin ei ole suur juht, vaid türann. Ta teadis, et see, mida ta kirjutab, on propaganda. Kuid ta kirjutas. Sest mis muud ta oleks saanud teha? Emilie muutus Venemaal vaiksemaks.
kui see üldse oli võimalik. Ta rääkis harva. Ta istus akna ääres ja vaatas välja. Vaatas linna, mida ta ei tundnud. Vaatas inimesi, keda ta ei tundnud. Ja mõnikord, kui Johannes vaatas teda, nägi ta, et tema huultel liiguvad sõnad. Sõnad, mida ta ei hääldanud. Palved. Palved, mida keegi ei kuulnud. Palved, et see kõik lõppeks. Et nad saaksid koju minna. Koju, mida enam ei olnud. Sest Eesti, mida nad mäletasid, oli kadunud. Kadunud nagu unenägu, mis kaob hommikul. Ja see, mis oli selle asemele tulnud, ei olnud enam nende kodu. See oli võõras maa. Maa, kus neid ei tahtnud. Maa, kus nad olid vangid. Ühel õhtul 1943. aastal, kui Vares oli jälle kirjutanud järjekordse propagandaartikli, tuli tema juurde külla inkohvitser. Mees, kes ei tutvustanud end. Kes lihtsalt istus ja vaatas. Vaatas Varesele otsa nii, nagu vaataks keegi putukale. Ja siis ta küsis, seltsimees Vares, kas te olete lojaalne Nõukogude võimule? Vares vastas, jah. Ohvitser noogutas. Ja siis ta küsis, kas te olete valmis tegema kõike, mida Nõukogude võim teilt palub? Vares vastas jälle, jah. Ohvitser noogutas uuesti. Ja siis ta ütles, hea. Sest me jälgime teid. Me jälgime teie naist. Me jälgime kõike, mida te teete. Ja kui me märkame midagi kahtlast, siis te teate, mis juhtub. Ja siis ta lahkus. Lahkus ilma hüvastijätuta. Ja Vares jäi istuma. Istuma tühjas toas. Ja ta mõistis, et isegi siin, tuhandete kilomeetrite kaugusel Eestist, ei ole ta vaba. Ta on endiselt vang. Vang, keda jälgitakse. Vang, keda kahtlustatakse. Vang, kes võib igal hetkel kaduda. Pärast seda visiiti muutus Vares veel ettevaatlikumaks. Ta ei rääkinud enam kellegagi. Isegi mitte Emiliega. Ta kartis, et nende korteris on peidetud mikrofonid. Et iga sõna, mida ta ütleb, kuulatakse. Et iga mõte, mida ta väljendab, võib olla tema viimane. Ja see hirm, see pidev, lakkamatu hirm, muutis ta paranoidiliseks. Ta hakkas nägema vaenlasi kõikjal. Igaüks võis olla informaator. Igaüks võis olla NKVD-agent. Isegi tema oma naine. Isegi tema oma peegel. Ja see paranoiline eksistents, see elu, kus sa ei saa usaldada kedagi, isegi mitte iseennast, oli hullem kui surm. Sest surm tuleb kiiresti. Kuid see elu venis. Venis päevast päeva. Kuust kuusse. Aastast aastasse. Ja iga päev oli piinamine. Kas Johannes Vares mõtles sel ajal oma vabadusristile? Kas ta mõtles päevadele, kui ta oli kangelane? Kas ta mõtles meestele, kellega ta oli koos võidelnud? Meestele, kes usaldasid teda. Meestele, keda ta oli hiljem reetnud. Me ei tea. Sest ta ei rääkinud sellest. Kuid mõnikord, kui ta oli üksi, kui ta oli joonud piisavalt, et julgeda mõelda, võttis ta välja vana fotograafia. Fotograafia, kus ta seisis koos teiste vabadussõja veteranidega. Nende nägud olid noored. Nende silmad olid täis lootust. Ja Vares vaatas seda fotot. Vaatas neid nägusid. Ja küsis endalt, kus need mehed on nüüd. Ja ta teadis vastust. Mõned olid surnud. Mõned olid Siberis. Mõned olid põgenenud. Ja mõned, väga vähesed, olid veel Eestis, elades hirmus ja vaikuses. Ja tema, Johannes Vares, Vabadusristi kavaler, oli see, kes aitas neid sinna saata. Ja see teadmine oli nagu vähk, mis sõi teda seestpoolt. 1944. aastal, kui Punaarmee võttis Eesti tagasi, toodi Vares Tallinna. Talle öeldi, et ta on kangelane. Et ta on ellujääja. Et ta on näide sellest, kuidas lojaalsus Nõukogude võimule tasub ennast ära. Kuid Vares ei tundnud end kangelasena. Ta tundis end kummitusena. Kummitusena, kes kõnnib läbi linna, mida ta enam ei tunne. Läbi linna, kus iga tänav meenutab talle midagi, mida ta on kaotanud. Midagi, mida ta on reetnud. Ja kui talle anti Kadrioru loss, kui talle öeldi, et see on tema uus kodu, ei tundnud ta rõõmu. Ta tundis ainult tühjust. Tühjust, mis oli nii sügav, et see neelas kõik. Kadrioru loss oli ilus. Ajalooliselt väärtuslik. Täis kunsti ja antiiki.
Kuid Varese jaoks oli see vangla. Vangla, mis oli kaunistatud kullaga. Vangla, kus teenijad tõid talle toitu ja jooki. Vangla, kus ta võis kõndida aias ja vaadata merd. Kuid vangla ikkagi. Sest ta ei saanud lahkuda. Mitte tõeliselt. Ta võis küll füüsiliselt liikuda, kuid tema hing oli kinni. Kinni minevikus. Kinni süütundes. Kinni hirmus. Ja iga päev, kui ta ärkas, küsis ta endalt, kas see on päev, mil nad tulevad minu järele. Sest ta teadis, et see päev tuleb. Varem või hiljem. See tuleb alati. Kas Johannes Vares oleks saanud oma elu lõpus midagi teha? Kas ta oleks saanud avalikult tunnistada oma vigu? Kas ta oleks saanud paluda andestust? Võib-olla. Kuid mis oleks olnud hind? Kohene arreteerimise. Kohene surm. Ja mitte ainult tema surm, vaid ka Emilie surm. Ja võib-olla see oleks olnud õige. Võib-olla see oleks olnud ainus viis lunastada vähemalt osa oma pattudest. Kuid Vares ei teinud seda. Ta valis vaikimise. Valis ellujäämise. Valis iga päev uuesti elada, isegi kui see elu oli piinamine. Ja see valik, see igapäevane valik jätkata, oli võib-olla tema suurim patt. Sest iga päev, mil ta elas, oli päev, mil ta andis legitimatsiooni süsteemile, mis tappis tema rahvast. Eesti Riigiarhiivis, lukustatud metallkapis, lebab toimik numbriga 3722. Toimik, mida ei näidatud avalikkusele 50 aastat. Toimik, mis sisaldab meditsiinilisi aruandeid Johannes Varese kohta. Aruandeid, mis kirjeldavad tema tervist aastatel 1932 kuni 1946. Ja need aruanded räägivad lugu, mida ametlik propaganda ei rääkinud kunagi. Lugu mehest, kes vananestas 25 aastat 15 aastaga. Esimesed kirjed 1932 aastast kirjeldavad tervet 42 aastast meest. Normaalne vererõhk. Terve süda. Hea nägemine. Kuid juba 1940. aastal, kui ta sai peaministriks, ilmusid esimesed märgid. Kõrge vererõhk. Unetus. Käte värisemine. Ja siis aasta-aastalt süvenes see. 1943. krooniline migreen. 1944. maohaavand. 1945. südameprobleemid. 1946. vaid 2 kuud enne surma, patsient on füüsiliselt ja vaimselt ammendunud. Soovitatud puhkus ja ravi. Patsient keeldub. Miks ta keeldus? Sest ta teadis, et puhkus ei aita. Sest haigus, mis teda tappis, ei olnud kehaline. See oli hingeline. Need, kes nägid Varesest 1946. aastal, kirjeldavad teda kui varju. Mees, kes oli kunagi olnud sirge ja uhke, kõndis nüüd kühmus. Tema juuksed, mis olid olnud tumedad, olid muutunud hõbedaks. Tema nägu, mis oli olnud sile, oli täis sügavaid kortsusid. Tema käed värisesid pidevalt. Tema silmad, mis olid kunagi säranud intelligentsusest, olid nüüd tühjad. Nagu aknad maha jäetud majja. Ja kui ta rääkis, rääkis ta aeglaselt, nagu oleks iga sõna pingutus. Nagu oleks iga mõte valu. Teenijad Kadrioru lossis rääkisid, et nad kuulsid teda öösel karjumas. Karjumas unenägudes. Karjumas nimesid. Nimesid, mida keegi ei tundnud. Nimesid inimestest, kes olid ammu kadunud. Ja hommikul, kui nad tõid talle hommikusööki, leidsid nad ta istumas voodi äärel, higine ja kahvatu, vaatamas tühja punkti. Nagu mees, kes on näinud põrgut ja ei suuda seda unustada. Kuid kõige kohutavam detail neis meditsiinilistes aruannetes ei ole füüsiline. See on psühholoogiline. 1945. aasta oktoobris kirjutas Varese isiklik arst, patsient kannatab tõsise depressiooni all. Ta väljendab korduvalt soovi surra. Ta ütleb, et ta ei näe enam mõtet elus. Soovitatud psühhiaatriline konsultatsioon. Patsient keeldub kategooriliselt. Miks ta keeldus? Sest ta teadis, et psühhiaatriline konsultatsioon tähendaks enkavat tähelepanu. Tähendaks küsimusi. Tähendaks kahtlustusi. Ja kahtlustused tähendaksid lõppu. Nii et ta kannatas vaikides. Kannatas üksi. Kannatas nii kaua, kuni ta enam ei suutnud. Arhiivides on veel üks dokument.
Dokument, mis kadus ametlikest registritest 1950 aastal, kuid mille koopia leiti juhuslikult 1993. aastal, kui arhiive avati. See on nimekiri. Nimekiri ravimitest, mida telliti Johannes Varesele ajavahemikul 1942 kuni 1946. Ja see nimekiri on šokeeriv. Valuvaigistid, unerohud, südameravimid, rahustid, kogused, mis oleksid piisavad väikese haigla varustamiseks. Kogused, mis räägivad mehest, kes elas pideva valu käes. Valu, mida ei saanud ravida. Valu, mis ei olnud kehaline, vaid eksistentsiaalne. Valu, mis tuli teadmisest, et ta on reetnud kõik, mida ta kunagi armastas. Kuid kõige salapärasem kirje selles nimekirjas on viimane. 23. novembril 1946. aastal, 6 päeva enne Varese surma, telliti talle ravim, mida ei olnud varem tellitud. Ravim, mille nimi on arhiivis loetamatu, kuid mille kõrvale on kirjutatud käsitsi, eriluba Inkrteelt. Mis see ravim oli? Miks see vajas erilist luba? Ja kas see ravim oli seotud sellega, mis juhtus 6 päeva hiljem? Need küsimused jäävad ilma vastuseta. Sest inimesed, kes teadsid vastuseid, on surnud. Või vaikivad. Ja arhiivid, mis võiksid rääkida, on osaliselt hävitatud. Sest see on veel üks saladus. Saladus, millest ei räägita avalikult, kuid mida kõik ajaloolased teavad. Johannes Varese isiklik toimik MKD arhiivis on mittetäielik. Seal on lehekülgi, mis on välja rebitud. Dokumente, mis on kadunud. Protokolle, mis on hävitatud. Ja see hävitamine ei olnud juhuslik. See toimus süstemaatiliselt. Toimus päevadel pärast Varese surma. Keegi, kellel oli juurdepääs arhiividele, eemaldas tõendeid. Eemaldas dokumente, mis oleksid võinud rääkida tõde. Tõde selle kohta, mis tegelikult juhtus. Tõde selle kohta, kes oli vastutav. Tõde selle kohta, miks Vares pidi surema. Kuid mõned dokumendid jäid alles. Dokumendid, mis räägivad viimastest nädalast. 1946. aasta novembris kutsuti Emilie Vares NK peakorterisse. Teda küsitleti 3 tundi. Küsimused puudutasid tema minevikku. Tema perekonda. Tema sidemeid. Ja eriti üht inimest, tema venna, kes oli põgenenud Rootsi 1944. aastal. Inkovet väitis, et Emilie on hoidnud ühendust vennaga. Et ta on saatnud talle kirju. Et ta on andnud talle informatsiooni. Emilie eitas. Eitas kõike. Kuid Inkovet ei uskunud. Või pigem, nad ei tahtnud uskuda. Sest nad vajasid süüdlast. Vajasid kedagi, keda süüdistada. Ja Emilie, nõrk, hirmunud naine, oli ideaalne sihtmärk. Kui Emilie naasis koju, oli ta purustatud. Johannes nägi seda kohe. Ta küsis, mis juhtus. Emilie rääkis. Rääkis kõigest. Rääkis küsimustest. Rääkis süüdistustest. Rääkis ähvardustest. Ja Johannes mõistis. Mõistis, et see on algus. Algus lõpule. Sest ta oli näinud seda varem. Oli näinud, kuidas NK töötab. Esimene samm, küsitlemine. Teine samm, süüdistused. 3. samm, arreteerimise. 4. samm, kadumise. Ja ta teadis, et kui nad on hakanud küsitlema Emiliet, siis varsti tulevad nad ka tema järele. Varsti küsitakse ka temalt küsimusi. Küsimusi, millele ei ole õigeid vastuseid. Järgmisel päeval helistas Vares oma vanale tuttavale. Mehele, kes töötas NKD-s. Mehele, kellega ta oli kunagi olnud sõbralik. Ta küsis, kas ta saaks kohtuda. Mees nõustus. Nad kohtusid kohvikus. Vaikses, tühjendatud kohvikus, kus keegi ei kuulnud. Ja Vares küsis otse, kas minu naine on ohus. Mees vaatas teda. Vaatas pikalt. Ja siis ta ütles, Johannes, kõik on ohus. Alati. Teie teate seda. Vares küsis, kuid kas on midagi konkreetset? Mees vaikis. Ja siis ta ütles, ma ei saa rääkida. Kuid kui ma oleksin teie kohal, oleksin ettevaatlik. Väga ettevaatlik. Ja siis ta lahkus. Lahkus kiiresti, nagu keegi, kes kardab, et teda nähakse.
ja Vares jäi istuma. Istuma tühjas kohvikus. Ja ta mõistis, et see on hoiatus. Viimane hoiatus. Kuid mis ta oleks saanud teha? Põgeneda. Kuhu? Eestist ei saanud välja. Piir oli suletud. Ja isegi kui ta oleks saanud, kuhu ta oleks läinud? Lääne. Lääs ei tahtnud teda. Ta oli reetur. Reetur, kelle käed olid määrdunud verega. Reetur, keda keegi ei andestaks. Vastupanu osutada. Kuidas? Ta oli üksik mees. Üksik, haige, vana mees. Mees, kellel ei olnud relvi. Kellel ei olnud liitlasi. Kellel ei olnud lootust. Ainus, mis tal oli teadmine. Teadmine, et lõpp on lähedal. Ja see teadmine oli nii lämmatav, et see võttis temalt võime hingata. 27. novembril 1946. aastal tuli Kadrioru lossi Inkavet agent. Mitte see, kellega Vares oli kohtunud kohvikus. Teine. Noorem. Külmem. Ta ei tutvustanud end. Ta lihtsalt ütles, seltsimees Vares, meil on küsimusi. Ja Vares teadis. Teadis, et see on see hetk. Hetk, mida ta oli kartnud. Hetk, mida ta oli oodanud. Nad istusid Varese kabinetis. Agent võttis välja märkmiku. Ja hakkas küsima. Küsis Emilie kohta. Küsis tema venna kohta. Küsis kirjade kohta. Küsis kontaktide kohta. Ja Vares vastas. Vastas tõtt. Ütles, et ta ei tea midagi. Et Emilie ei ole teinud midagi. Et see kõik on väärarusaam. Kuid agent ei kuulanud. Ta lihtsalt kirjutas. Kirjutas kõike, mida Vares ütles. Ja siis, pärast tundi, ta sulges märkmiku. Ja ütles, me võtame teiega ühendust. Varsti. Ja lahkus. Pärast seda visiiti ei maganud Vares. Ta istus oma kabinetis. Istus kogu öö. Vaatas akna. Vaatas pimedust. Ja mõtles. Mõtles oma elule. Mõtles oma valikutele. Mõtles sellele, kuidas ta oli jõudnud siia. Siia punkti, kus ta oli vang omaenda kodus. Vang omaenda elus. Vang omaenda minevikus. Ja ta mõistis, et tal ei ole enam valikuid. Kõik valikud on tehtud. Kõik teed on läbitud. Ja ainus, mis on jäänud, on lõpp. Hommikul 28. novembril ütles Vares Emiliele, et ta tahab olla üksi. Emilie mõistis. Mõistis ilma sõnadeta. Sest nad olid olnud abielus 25 aastat. Ja nad teadsid üksteist. Teadsid ilma rääkimata. Emilie suudles teda. Suudles esimest korda paljude kuude jooksul. Suudles nagu hüvastijätt. Ja lahkus. Lahkus toast. Ja Vares jäi üksi. Kuid enne, kui me räägime sellest, mis juhtus järgmisel päeval, peame rääkima veel ühest asjast. Asjast, mida ametlikud dokumendid ei maini. Asjast, mida tunnistajad ei rääkinud avalikult. Kuid asjast, mis on salvestatud ühe inimese mälestustes. Inimese, kes töötas Kadrioru lossis teenijana. Inimese, kes nägi midagi, mida ta ei pidanud nägema. 28. novembril, hiljaõhtul, kui kõik teised olid juba magamas, nägi see teenija, kuidas Kadrioru lossi sisenesid kaks meest. Mehed, kes ei olnud vormis. Kes ei tutvustanud end. Kes läksid otse Varese kabinetti. Ja olid seal umbes pool tundi. Ja kui nad lahkusid, nägi teenija Varese nägu. Nägu, mis oli valge nagu kriit. Nägu, millel oli väljendus, mida teenija kirjeldas kui absoluutset õudust. Kes need mehed olid? Mida nad Varesele ütlesid? Me ei tea. Sest teenija ei julgenud küsida. Ja Vares ei rääkinud. Kuid me võime arvata. Võime arvata, et need mehed olid nkõd. Võime arvata, et nad andsid Varesele ultimaatumi. Ultimaatumi, mida anti paljudele teistele enne teda. Ultimaatumi, mis ütles, teil on kaks valikut. Esimene, te tunnistage. Tunnistage, et teie naine on spioone. Tunnistage, et teie ise olete kahtlane. Ja siis me arreteerime teid mõlemad. Ja te veedate ülejäänud elu Siberis. Või te surete seal. Teine valik, te lahendage probleemi ise.
Te teete seda, mida peate tegema. Ja me jätame teie naise rahule. Me jätame teie mälestuse puutumata. Me ütleme, et te olite kangelane, kes suri traagiliselt. Valik on teie. Kas see on tõsi? Kas see on see, mis juhtus? Me ei tea kindlalt. Kuid see sobib mustriga. Mustriga, mida Nkvd kasutas korduvalt. Mustriga, kus nad ei tapnud inimesi otse, vaid sundisid neid ennast tapma. Sest enesetapp oli puhtam. Enesetapp ei tekitanud küsimusi. Enesetapp ei vajanud selgitusi. Enesetapp oli lihtsalt traagiline õnnetus. Ja nii 29. novembril 1946. aastal, varasel hommikul, sisenes Johannes Vares Kadrioru lossi vannitoasse. Ta sulges ukse. Ta vaatas peeglisse. Vaatas meest, keda ta ei tundnud enam ära. Meest, kes oli kunagi olnud kangelane. Meest, kes oli muutunud koletiseks. Meest, kes oli reetnud kõik. Oma riigi. Oma sõbrad. Oma ideaalid. Iseennast. Ja ta võttis relva. Relva, mille ta oli hoidnud sahtlis. Relva, mida ta ei olnud kunagi kavatsenud kasutada. Kuid nüüd, sel hetkel, ei olnud tal enam valikut. Kas ta mõtles oma vabadusristile? Kas ta mõtles päevadele, kui ta oli päästnud elusid? Kas ta mõtles meestele, keda ta oli reetnud? Me ei tea. Sest viimased mõtted surevad koos inimesega. Kuid me võime kujutleda. Võime kujutleda meest, kes seisab peegli ees, relv käes, ja näeb oma elus mööda valgumas. Näeb kõike, mida ta on teinud. Kõike, mida ta on kaotanud. Kõike, mida ta ei saa enam tagasi saada. Ja siis, ühel hetkel, kui valu on liiga suur, kui süütunne on liiga lämmatav, kui hirm on liiga tugev, ta vajutab päästikule. Pauk kõlas läbi lossi. Teenijad jooksid. Leidsid ukse lukustatuna. Murdsid selle lahti. Ja nägid. Nägid Johannes Varesest lebamas põrandal. Veres. Relv käes. Silmad lahti. Vaatamas lakke. Vaatamas midagi, mida keegi teine ei näinud. Ja nad teadsid. Teadsid, et see on lõpp. Lõpp loole, mis oli alguse saanud nii ilusalt ja lõppenud nii kohutavalt. Kadrioru lossi vannitoa põrand oli kaetud verega. Teenijad, kes leidsid Johannes Varese surnukeha 29. novembril 1946. aastal, rääkisid hiljem ühest detailist, mida ametlikud raportid ei maininud kunagi. Varese parem käsi, mis hoidis relva, oli asetatud tema rinnale. Mitte loomulikult. Mitte nii, nagu langeks käsi pärast surma. Vaid korrektselt. Peaaegu tseremooniliselt. Nagu keegi oleks selle sinna pannud. Nagu keegi oleks korraldanud stseeni. Kes? Miks? Need küsimused esitati vaikselt, kulisside taga, kuid neile ei vastatud kunagi. Sest juba 2 tunni pärast saabus Nkvd. Saabus kiiresti. Liiga kiiresti. Nagu oleksid nad oodanud. Nagu oleksid nad teadnud. Nad sulgesid vannitoa. Nad viisid keha ära. Nad konfiskeerisid kõik isiklikud asjad. Ja nad andsid käsu, keegi ei räägiks. Keegi ei küsiks. Keegi ei kahtlustaks. See oli enesetapp. Punkt. Lugu lõppes siin. Kuid kas see tõesti lõppes? Või algas hoopis midagi muud? 3 päeva pärast Varese surma toimus Tallinnas koosolek. Kinnine koosolek, millest ei tehtud protokolli. Koosolek, kus osalesid kõrgeimad Eesti NSV partei ja julgeolekujuhid. Üks neist oli Johannes Käbin, mees, kes oli veel lihtsalt tõusev täht partei aparaadis. Teine oli Ivan Kumm, Nkvd Eesti osakonna juht, mees, kelle käed olid määrdunud tuhandete eestlaste verega. 3. oli keegi, kelle nime ei mainitud kunagi avalikult, kuid kelle kohalolek oli märgitud ühe säilinud dokumendi nurgas väikese märkmega, esindaja Moskvast. Millest nad rääkisid? Arhiivides on ainult üks lause, mis viitab sellele koosolekule, Varese küsimus on lahendatud. Edasised meetmed ei ole vajalikud. Järgmine päevakorrapunkt. Varese küsimus. Mitte Varese surm. Mitte Varese traagiline kaotus. Vaid küsimus. Küsimus, mis lahendati.
Lahendati nii, nagu lahendatakse kõik ebamugavad küsimused selles süsteemis, vaikimisega, hirmuga ja vajadusel surmaga. Kuid miks oli Vares ebamugav? Miks pidi ta kaduma? Vastus peitub selles, mida ta teadis. Teadis liiga palju. Teadis nimesid. Teadis kuupäevi. Teadis otsuseid. Teadis, kes andis käske juuni küüditamiseks. Teadis, kes allkirjastas surmaotsuseid. Teadis, kes varastas vara. Teadis, kes reetis keda. Ja kuigi ta oli olnud lojaalne, kuigi ta oli teinud kõike, mida temalt nõuti, oli ta siiski oht. Oht, sest inimesed, kes teavad liiga palju, võivad ühel päeval rääkida. Võivad rääkida siis, kui režiim nõrgeneb. Võivad rääkida siis, kui tulevad uued juhid. Võivad rääkida siis, kui ajalugu hakkab küsimusi esitama. Ja Stalin, kes oli paranoiline geenius, mõistis seda. Mõistis, et parim tunnistaja on surnud tunnistaja. Ja nii Vares pidi surema. Mitte kohe. Mitte ilmselgelt. Vaid aeglaselt. Vaid loomulikult. Vaid nii, et keegi ei kahtlustaks. Esimene samm oli Emilie küsitlemine. See ei olnud juhuslik. See oli kalkuleeritud. Kalkuleeritud selleks, et murda Varesest. Murda teda psühholoogiliselt. Näidata talle, et isegi tema naine ei ole kaitstud. Isegi tema viimane side inimkonnaga võib kaduda. Ja see töötas. Vares murdus. Teenijad nägid seda. Nägid, kuidas ta lakkas söömast. Kuidas ta lakkas magamast. Kuidas ta istus öösel oma kabinetis, vaadates pimedust, joomas viinat, rääkimas iseendaga. Rääkimas inimestega, keda enam ei olnud. Rääkimas kummitustega. Ja siis tuli see visiit. Visiit kahelt mehelt, kes ei olnud vormis. Visiit, millest teenija rääkis. Visiit, mis jättis Varese näole absoluutse õuduse väljenduse. Mis nad talle ütlesid? Me ei tea täpselt. Kuid me võime rekonstrueerida. Võime rekonstrueerida nende sõnade sisu, kui mitte täpset vormi. Seltsimees Vares, ütlesid nad tõenäoliselt, teil on probleem. Teie naine on kahtluse all. Meie uurimine jätkub. Ja te teate, kuhu sellised uurimised viivad. Kuid meil on ettepanek. Ettepanek, mis võiks lahendada kõik probleemid. Te olete haige. Te olete väsinud. Te olete teeninud Nõukogude võimu truult. Keegi ei süüdistaks teid, kui te lõpetaksite oma kannatused. Kui te teeksite seda väärikalt. Ja vastutasuks me tagame, et teie naine jääb puutumata. Me tagame, et teie mälestus jääb austatud. Me tagame, et teie nimi ei määrdu. Mõelge sellele. Mõelge oma naisele. Mõelge oma pärandile. Ja tehke õige valik. Kas need olid täpsed sõnad? Ei. Kuid kas see oli sõnum? Jah. Sõnum, mis oli selge. Sõnum, mis ei jätnud valikut. Sõnum, mis ütles, sure või vaata, kuidas su naine sureb. Ja Johannes Vares, mees, kes oli kunagi olnud kangelane, mees, kes oli päästnud elusid lahinguväljal, mees, kes kandis vabadusristi, tegi oma viimase valiku. Ta valis surma. Mitte sellepärast, et ta oleks tahtnud surra. Vaid sellepärast, et ta tahtis kaitsta viimast inimest, keda ta armastas. Ta tahtis, et Emilie elaks. Ja nii ta võttis relva. Läks vannitoasse. Vaatas peeglisse viimast korda. Ja vajutas päästikule. Kuid kas ta vajutas seda üksi? Või oli keegi toas koos temaga? Keegi, kes aitas. Keegi, kes korraldas stseeni pärast surma. See küsimus jääb rippuma õhku nagu suits. Rippuma igavesti. Pärast Varese surma muutus Emilie vaimukaks. Mitte kohe. Mitte nähtavalt. Kuid aeglaselt. Teenijad, kes jäid Kadrioru lossi tööle ka pärast seda, kui Emilie kolis väiksemasse korterisse, rääkisid, et naine rääkis iseendaga. Rääkis Johannesega. Rääkis temaga, nagu oleks ta seal. Nagu oleks ta elus. Ta küsis temalt küsimusi. Miks sa seda tegid? Miks sa mind maha jätsid? Kas sa ei armastanud mind? Ja siis ta nuttis. Nuttis tunde. Nuttis päevi.
Nuttis kuni märtsini 1947. aastal, kui ka tema elu lõppes. Ametlik versioon, enesetapp. Sama versioon nagu Johannesel. Sama lõpp. Kuid kas see oli tõesti enesetapp? Või oli see lihtsalt loogiline järg? Järg loole, mis oli kirjutatud juba ammu varem. Sest vaadake, mis juhtus pärast nende mõlema surma. Vaadake, kes sai nende vara. Kes sai nende korteri. Kes sai nende raamatud, nende mööbli, nende isiklikud asjad. Kõik läks riigile. Kõik konfiskeeriti. Kõik kadus. Kadus nagu nad ise kadusid. Kadus nagu nende lugu kadus. Kadus nagu tõde kadus. Ja selle kadumise taga oli süsteem. Süsteem, mis ei jätnud jälgi. Süsteem, mis kustutas ajaloo. Süsteem, mis kirjutas ümber mineviku. Ja selles uues minevikus oli Johannes Vares lihtsalt truu Nõukogude tegelane, kes suri traagiliselt. Mitte reetur. Mitte ohver. Mitte kangelane, kes langes. Lihtsalt keegi. Keegi, keda ei mäletata. Keegi, kellest ei räägita. Keegi, kes on mugav unustada. Kuid ajalugu ei unusta. Ajalugu mäletab. Mäletab isegi siis, kui inimesed püüavad unustada. Ja täna, rohkem kui 70 aasta pärast Varese surma, hakkavad arhiivid avanema. Hakkavad rääkima. Hakkavad paljastama. Ja see, mida nad paljastavad, on kohutav. Kohutav mitte ainult selle poolest, mis juhtus, vaid selle poolest, kes lasi sellel juhtuda. Kes võitis? Kes kaotas? Ja kes maksis hinna? Johannes Käbin, mees, kes oli 1946. aastal veel keegi, sai 1950. aastal Eesti NSV Kommunistliku partei esimeseks sekretäriks. Sai positsioonile, mis oli kõrgeim Eestis. Positsioonile, mis andis talle absoluutse võimu. Ja ta hoidis seda võimu 20 aastat. 20 aastat, mille jooksul ta ehitas endale impeeriumi. Impeeriumi, mis põhines hirmul, korruptsioonil ja vaikimisele. Impeeriumi, mis rikastas teda ja tema perekonda. Impeeriumi, mis ehitati surnute luudele. Ja üks neist surnuist oli Johannes Vares. Kas Käbin tappis Varese? Ei. Mitte otseselt. Kuid kas ta lasi sellel juhtuda? Kas ta teadis? Kas ta võitis sellest? Jah. Jah. Ja jah. Ivan Kumm, IMCO juht, kes korraldas juuniküüditamist, kes allkirjastas tuhandeid surmaotsuseid, kes oli üks kõige kardetumaid mehi Eestis, sai samuti edutada. Sai ordeid. Sai tunnustust. Sai pensioni, millega ta elas mugavalt kuni oma surmani 1986. aastal. Ta ei vastutanud kunagi. Ta ei kohut kunagi. Ta ei kahetsenud kunagi. Ta lihtsalt elas. Elas hästi. Elas kaua. Ja suri oma voodis, rahulikult, ümbritsetuna perekonnast. Samal ajal kui tuhanded, keda ta tappis, surid Siberis, külmas, näljaselt, üksi. Ja esindaja Moskvast, mees, kelle nime ei mainitud kunagi. Ta naasis Moskvasse. Naasis ja jätkas oma tööd. Tööd, mis seisnes selles, et lahendada küsimusiti. Lahendada neid vaikselt. Lahendada neid efektiivselt. Lahendada neid nii, et keegi ei küsiks. Ja ta tegi seda hästi. Nii hästi, et ta sai edutada. Sai kõrgemaid positsioone. Sai rohkem võimu. Sai rohkem ohvreid. Kuni lõpuks ka tema kadus. Kadus mitte surma läbi, vaid ajaloo läbi. Kadus nagu kõik need, kes teenisid Stalinit. Kadus nagu kõik need, kes uskusid, et nad on puutumatud. Sest ajalugu lõpuks võtab kõigilt. Võtab aeglaselt. Kuid võtab kindlalt. Kuid mis sai Eestist? Eestist, mille Johannes Vares andis ära. Eestist, mille eest ta oli kunagi võidelnud. Eesti jäi okupeeritud. Jäi 50 aastat. 50 aastat, mille jooksul küüditati sadu tuhandeid inimesi. 50 aastat, mille jooksul keelati eesti keel avalikes asutustes. 50 aastat, mille jooksul hävitati kirikuid, mõisaid, mälestusi. 50 aastat, mille jooksul Eesti muutus võõraks iseendale. Ja kõik see algas 1940. aasta juunikuus.
Algas siis, kui Johannes Vares ütles jah. Ütles jah Ždanovile. Ütles jah peaministri kohale. Ütles jah reetmisele. Kas ta oleks saanud öelda ei? Jah. Kas see oleks muutnud midagi? Võib-olla mitte. Võib-olla oleks Eesti saatus olnud sama. Kuid vähemalt tema hing oleks olnud puhas. Vähemalt tema nimi ei oleks määrdunud. Vähemalt tema vabadusrist ei oleks pidanud olema peidetud häbiga. 1991. aastal, kui Eesti taastas oma iseseisvuse, hakati rääkima ajaloolisest tõest. Hakati avama arhiive. Hakati küsima küsimusi. Ja üks neist küsimustest oli, kes oli Johannes Vares. Kangelane või reetur? Ohver või kaasosaline? Ja vastus, nagu alati ajaloos, ei ole lihtne. Ta oli mõlemat. Ta oli kangelane, kes muutus reetjaks. Ta oli ohver, kes muutus kaasosaliseks. Ta oli mees, kes tahtis head, kuid tegi kurja. Mees, kes uskus valedesse lubadustesse. Mees, kes maksis lõpuks kõrgeima hinna. Tema vabadusrist, see väike metallist sümbol, on täna Eesti Ajaloomuuseumis. Seirab klaasvitriinil koos teiste vabadussõja kangelaste autasudega. Kuid erinevalt teistest, Varese risti kõrval ei ole uhket kirjeldust. Ei ole juttu kangelastegudest. Ei ole mälestust vaprusest. On ainult nimi. Johannes Vares Barbarus. Ja kuupäevad. 1883 kuni 1946. Ja see vaikus, see kõnekas vaikus, ütleb rohkem kui ükski sõna. Ütleb, et mõned lood on liiga keerulised, et neid lihtsalt jutustada. Mõned lood on liiga valulised, et neid lihtsalt mälestada. Mõned lood on hoiatused, mida me peame kandma endaga. Emilie Vares sooritas enesetapu 3. märtsil 1947. aastal. Tema matused olid vaiksed. Peaaegu keegi ei tulnud. Keegi ei tahtnud olla seotud nimega, mis oli muutunud needuseks. Tema haud on Tallinnas, Rahumäe kalmistul, Johannes Varese kõrval. 2 lihtsat hauakivi. 2 nime. 2 kuupäeva. Ja vaikus. Igavene vaikus. Nende lapsed ei olnud. Nende suguvõsa lõppes nendega. Lõppes nagu lõppes nende lootus. Lõppes nagu lõppes nende usk. Lõppes nagu lõppes nende elu. Ja täna, kui keegi külastab neid haudu, ei näe ta lilli. Ei näe pärgi. Näeb ainult kive. Kive, mis on kaetud samblikuga. Kive, mida keegi ei puhasta. Kive, mida keegi ei mälesta. Kuid Eesti mäletab. Mäletab mitte Varesest kui kangelast. Mäletab teda kui hoiatust. Hoiatust selle kohta, mis juhtub, kui me teeme kompromisse kurjusega. Kui me usume, et me saame kontrollida jõude, mis on meist tugevamad. Kui me arvame, et eesmärk pühitseb abinõud. See ei tee. See ei ole kunagi teinud. Ja Johannes Vares on tõestus sellest. Johannes Käbin valitses Eestit kuni 1989. aastal, kui ta sunniti tagasi astuma. Ta suri 1994. aastal, vaid mõni kuu enne Eesti taasiseseisvumist. Ta ei näinud kunagi vaba Eestit. Ei näinud kunagi seda, mida tema režiim püüdis hävitada, kuid mis siiski elas. Elas inimeste südametes. Elas mälestustes. Elas lootuses. Ivan Kumm ei vastutanud kunagi oma tegude eest. Ei vastutanud siin maa peal. Kuid kas ta vastutas kuskil mujal? Kas on olemas õiglus, mis ületab inimlikku õiglust? See on küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama. Jaak esindaja Moskvast. Tema nimi jääb teadmata. Jääb varjule. Jääb saladuseks. Nagu jäävad saladuseks paljud teised nimed. Paljud teised nägud. Paljud teised otsused. Otsused, mis määrasid tuhandete inimeste saatuse. Otsused, mida tehti vaikides, pimeduses, kaugel avalikkuse pilgu eest. Kuid üks küsimus jääb. Üks küsimus, mis ei kao kunagi. Üks küsimus, mis kummitab meid tänaseni, kas Johannes Vares oleks saanud teisiti tegutseda? Kas ta oleks saanud öelda ei? Kas ta oleks saanud olla kangelane lõpuni? Me ei tea. Me ei saa kunagi teada.
Sest ajalugu ei anna meile võimalust mängida, mis oleks, kui tee. Ajalugu annab meile ainult fakte. Fakte, mis on kirjutatud verega. Fakte, mis on pitseeritud surmaga. Fakte, mis on maetud vaikimisega. Kuid see, mida me teame, on see, iga valik loeb. Iga otsus määrab. Iga kompromiss maksab. Ja mõnikord see hind on nii kõrge, et seda ei saa kunagi tagasi maksta. Johannes Vares maksis selle hinna. Maksis oma eluga. Maksis oma hingega. Maksis oma mälestusega. Ja täna, rohkem kui 70 aasta pärast tema surma, me endiselt ei tea, kas ta oli kangelane, kes langes. Või reetur, kes sai, mida vääris. Võib-olla on vastus kuskil vahepeal. Võib-olla ta oli lihtsalt inimene. Inimene, kes tegi vigu. Inimene, kes uskus valedesse lubadustesse. Inimene, kes lõpuks mõistis oma eksitust, kuid oli juba liiga hilja. Ja võib-olla just see teeb tema loo nii võimsaks. Sest me kõik oleme inimesed. Me kõik teeme vigu. Me kõik usume mõnikord valedesse lubadustesse. Ja me kõik loodame, et kui see hetk tuleb, kui me peame valima hea ja kurja vahel, valime me õigesti. Kuid mis on õige valik? Kes otsustab? Kes mõistab? Need on küsimused, mis jäävad rippuma õhku. Rippuma nagu Varese vabadusrist ripub muuseumi vitriinil. Rippuma nagu tema mälestus ripub Eesti ajaloos. Rippuma nagu tema hing ripub kuskil kahe maailma vahel, maailma, kus ta oli kangelane, ja maailma, kus ta oli reetur. Ja võib-olla just seal, selles vaheruumis, selles hallis tsoonis, kus ei ole selgeid vastuseid, kus ei ole lihtsaid otsuseid, kus ei ole musta ja valget, võib-olla just seal peitub tõde. Tõde Johannes Varese kohta. Tõde meie kõigi kohta. Tõde ajaloo kohta. Sest ajalugu ei ole lihtsalt faktide kogum. Ajalugu on lugu. Lugu inimestest, kes elasid, armastasid, kannatusid ja surid. Lugu valikutest, mis määrasid saatusi. Lugu õppetundidest, mida me peame õppima, et mitte korrata samu vigu. Ja Johannes Varese lugu on üks neist õppetundidest. Õppetund, mis ütleb, ole ettevaatlik, kellega sa teed tehinguid. Ole ettevaatlik, mida sa usud. Ole ettevaatlik, milliseid valikuid sa teed. Sest lõpuks, kui kõik on öeldud ja tehtud, jääb ainult üks asi, su nimi. Su mälestus. Su pärand. Ja Johannes Varese pärand on see, mees, kes kandis vabadusristi, kuid kes reetis vabaduse. Mees, kes päästis elusid, kuid kes allkirjastas surmaotsuseid. Mees, kes tahtis olla kangelane, kuid kes suri kui reetur. Või võib-olla mees, kes oli mõlemat. Mees, kes näitab meile, et me kõik oleme võimelised nii heale kui ka kurjale. Ja et valik, mille me teeme, määrab, kumb meist võidab. Kadrioru lossi vannituba on täna tühi. Seinad on värvitud üle. Põrand on puhastatud. Kõik jäljed sellest, mis seal juhtus, on kadunud. Kuid kui sa seisad seal, vaikuses, ja kuulad, võid sa kuulda midagi. Midagi, mis ei ole päris hääl. Midagi, mis ei ole päris vaikus. Midagi, mis on kuskil vahepeal. Kummitus. Mälestus. Küsimus, mis ei kao kunagi. Kas Johannes Vares vajutas päästikule ise? Või aitas keegi teda? Ja kui ta tegi seda ise, kas see oli enesetapp? Või oli see viimane kangelastegu, tegu, millega ta päästis oma naise? Või oli see lihtsalt lõpp? Lõpp loole, mis oli kirjutatud juba ammu varem. Me ei tea. Ja võib-olla me ei pea teadma. Võib-olla piisab sellest, et me mäletame. Mäletame, et oli mees nimega Johannes Vares. Mees, kes kandis vabadusristi. Mees, kes reetis oma riigi. Mees, kes maksis lõpuks kõrgeima hinna. Ja mees, kelle lugu on hoiatus meile kõigile. Hoiatus, et ajalugu kordub. Kordub alati. Kui me ei õpi. Kui me ei mäleta. Kui me ei vali õigesti. Ja valik on alati meie.